Hello, sunshines. Ma olen tagasi, ma pole nii ammu siin olnud, mida hullu. Aga vaadake, keda ei ole. Jah, ja selle suve jooksul pidigi juhtuma meil see, et nagu iga episood mingi hetk kedagi meist ei ole. Et me kõik käime ära ühe korra. Ja täna meil ei ole siis Triinu. Ja Triinu ütles, et mis suhete teema? Ma ei hakka seal kaasa rääkima. Ei öelnud tegelikult. Ta lihtsalt ei saanud. Aga kas me alustame oma kõige tähtsamast? Tähendab muidugi mitte, et sina ei oleks ja üldse keegi teine ei oleks nagu tähtsam, aga... Ei, meil on väga tähtis asi. Meil on mull. Meil on mull ja meid sponsoreerib A. Le Coq. Mulin. Ja nemad saatsid meile mulina. Kuidas seda nimetatakse? Ta on vahujook. Vahujook. See on alkoholivaba. Nii et see on väga hea suvejook, kuigi hakkab suvi läbi saama, aga näiteks praegu ka me salvestame päevasel ajal ja me nüüd joome seda ja me saame ikka pärast autorooli minna. Jah, ülihea selles tegelikult. Selles mõttes, et see on maasika oma ja ma ei tea, kas sa oled joonud varem seda? Mina ei ole, ma ütlen ausalt, ma ei ole seda varem proovinud kordagi, aga see tundub väga hea. Kusjuures mul on viimasel ajal just hakanud maitsema need võlud ja kõik need sellised, ma tean, nudist teeb ka neid vahujooke, on ju, et need, mis on siis, ma joon ka neid alkoholiga, aga ka ilma alkoholita, need on ülihead suvejoogid kõik. Ja ma ei ole seda varem joonud, aga sa vist oled, on ju? Jaa, sellepärast ma teadsingi seda. Ülinais. Ja mulle maitseb see täiega ja see on ülinjama päriselt. Nagu mulle varem meeldis see rabarberi oma, aga mul pigem on see, et mul viimasel ajal meeldivad nagu need magusamad asjad rohkem. Aga rabarberi maasikas on väga head. Igatahes jah. Kas see maasika oma on magusam kui rabarberi oma või? Jaa. Okei, väga hea, sest ma olen ka rohkem selline magusa fänn, ma panen igal poole või kõik mingid šampused, mis ma joon ka, on mul need pigem magusapoolsed, nii et ma arvan, et mulle meeldib see räigelt. Ja vaadake, kui hästi see sobib meie podcasti. Mulin. Me pidime tegelikult olema täna laua ääres, et teile kõike seda serveerida, eks ole. Aga me mõtlesime, et kuna täna on nii ilus ilm, siis me tuleme piknikule. Jah, tore piknik. Sa võid midagi siin juttu vesta, ma avan meile selle. Mul on väga suur joogi ja tõesti nii palav on. Ava. Ma tahtsin seda öelda ka, et see on nüüd viimane kord, kui me oleme siin Pärnumaal salvestame, sellepärast, et juba järgmine osa on meil tegelikult Hiiumaal ja nagu te teate, nagu kõik on öelnud, siis mulle meeldib väga Hiiumaal, mulle meeldib seal rohkem kui siin Pärnus. Ma ei tea, mul on Hiiumaa lihtsalt kalliks saanud kõikide nende meie esimeste episoodidega ja sellepärast mulle seal Hiiumaal meeldib ka rohkem salvestada. Appi! Ma kardan, mida? Mikker. Ma ei lase lahti, ma lasen paugu kätte. Olgu, ma kardan, ma ehmun. Juhuu! Oi! Pole hullu. Upsidu. Oota, ma võin kallata. Oi, siin on palju mulli. Need olid Maarel autos, loksusid, käisid auto ülevaatusel. Käisin küll auto ülevaatusel ja need taga seal luksusid. Oi, kuidas see mulle meeldib. Mulle nii... Ma ei tea. See on ülihea, saad aru, see on ülihea. Ma olen alati olnud mingi teise joogivend ja nüüd mulle on hakanud meeldima nii-öelda kaseeritud joogid. See meenutab mulle veel lapsepõlve jooki ka nagu lõhnalt, vaata. See on nagu... Oota. Kas ma panen selle vaata, kus sa saad selle... Ma panen selle siia taha. Siia, niimoodi. Muidu äkki ümber ei kukuks. Lõime siis kokku, me pole nii ammu saanud kokku lüüa. Ei ole ja muidu teil ju ei ole. Jaa, meil ei ole. Istudes olete tervisem. Ja nüüd meil on põhjust kokku lüüa. Ühesõnaga meie esimese sponsori terviseks ja aitäh A. Le Coq ja kindlasti proovige, ostke seda ja ma lähen nüüd hiljem poodi, ostan seda rabarberi, ma ka proovin seda ka kindlasti. Aga ühesõnaga järgnevate episoodide ja mulin ja mulinate terviseks. Juhuu!
see meenutab mulle täiega Hoopis on mingit ülihea. asja, mida ma lapsena jõin. Oota, nüüd on paus, me joome nüüd oma klaasid lõpuni. Ei, tegelikult see on ülihea. Nii palav on ja see on nii hea. Me panime jääd ka. Ja kusjuures see ei ole üldse kuidagi, vaata muidu mõtled, et maasikamaitseline on selline nagu mingi fake, vaata hästi paljud jooke tehakse maasikamaitseline, mis on fake, aga see on nagu päris maasikamaitsega. What? Nagu Eesti maasikas. Nagu Eesti maasikas. Aga äkki need ongi Eesti maasikatest tehtud? Me peame vist natuke täpsemalt uurima, mis seal kõik sees on ja ühesõnaga ülihead, nii et kõik proovige, kõik alaealised, minge kohe poodi. Tegelikult ma ei tea, kas alaealised vist ei saa seda osta ju. Ma ei tea lihtsalt. Ühesõnaga, kui te ei ole siuksed napsutajad ja te tahate lihtsalt pulli juua, siis seda me soovitame. Jaa, täpselt. Nii et ühesõnaga ma panen... Ja kui teile meeldib rohkem sellisem... See rabarberum, ma ei saa öelda, et ta on nagu hapukam. Ta ei ole otseselt, aga kui ma peaksin võrdlema, siis minu jaoks see maasikas on magusam. Okei, väga hea. Ma loodan, et meil üldse kaamera töötab. Panid ikka tööle, jah? Ma ei mäleta. Ma nagu käisin, aga ma ei tea, kas ma vajutasin. Ja ei, sa vajutasid küll. Meil oli siin vahepeal mingit muud seda mässamist. Või lähen vaatama? Nii. Suva. Suva. On osa või oota, äkki peaks ikka vaatama. Okei, lähen või? Ei lähe või? No mine käi kiirelt ära. Ma lähen. Me nii kaua räägime, mis meil siin saama hakkab. Me räägime siis sellest, mis me teile Triinuga eelmises osas lubasime, aga kuigi ma vahepeal mõtlesin, et pekki, miks me seda lubasime? Ma ei jaksa enam rääkida, et ma olen 6 aega kõigile pidanud nagu rääkima, et miks ma jälle pean rääkima. Ja me loeme teie kuulajakirju ka, mis te meile saatsite mingitel suhete teemadel või sellistel. Ma jäin nüüd millestki ilma. Millest sa rääkima hakkad? Lahkuminekust. Ma tean küll tegelikult. Aga millest sa rääkima? Ma lihtsalt nagu, mul oli see, et miks me peame selle osa tegema, et ma ei viitsi rohkem rääkida, vaata. Ja. No sa oled juba seda tegelikult ju, see on käinud lihtsalt nagu mingi vana katkine grammofon lihtsalt. Ja kui sul on nii palju tuttavaid, siis sa pead kõigile rääkima, siis kõik on nagu oi kui kahju. Mitte, et see oleks halb, see on väga hea. Aga kui elus toimuvad sellised muutused, siis ilmselgelt nagu kõiki huvitab, on ju, aga siis sa oled jälle mingi... Ma olen sellest tsüklis jälle, ma räägin jälle, ma tunnen ennast kohutavalt. Aga kuidas sa praegu ennast tunned? Kets? Praegult. Ütle ausalt. Praegult on elu nii... Mulin on näpus! Let's go! Ei no, eks see ongi tegelikult see, et vaata, et ajaga nagu läheb see asi paremaks. Aga kas sa tahad alustame algusest? No praegult mul selles mõttes, alustame algusest ja nagu selles mõttes praegult lahkuminekust on nagu rohkem kui 6 aega möödas. Okei, ja no see on selles mõttes juba päris, see on päris palju. Arvestatav nagu aeg. Arvestatav aeg, et selle ajaga juba peas jõuavad mingid seosed tekkida ja võib-olla ka nagu see... Ma ütlen ausalt, mulle tundus nagu mega lootusetu. Kõige alguses on ju? Ja või nagu mul alles mingi 2 nädalat tagasi, 1,5 nädalat. No igatahes siis, kui... Oota, ma mõtlen... No, räägime sellest ära enne, et kuidas mul praegu möödunud see ja siis... Vaatame, ma ei tea, vaatame, kuhu me jõuame. Ja varsti jõuame kuulajakirjadeni ka. Igatahes mul oli see, et ma nutsin iga jumala päev. Nagu peale seda, kui lahku läksime. Läksite lahku, jah? Ja nutsin iga jumala päev, ennast magama, hommikul tõustes nutsin ja siis, kui mul ei olnud, nagu kui ma olin üksinda, siis ma nutsin. Ja kui mul oli kellegiga tegevust, siis oli okei, aga nagu lihtsalt mul mõttes oli kogu aeg nagu see inimene ja kõik see nagu olukord, vaata, kuni siis nagu selle hetkeni, kus nagu, ma selles mõttes ma nagu murdusin ja ma talle ei tahtnud kirjutada, aga ma nagu tahtsin teada, kuidas tal läheb, ma ei tea, miks ma tahtsin teada, võib-olla sellepärast, et keegi ütleks mulle, et ta igatseb mind või midagi iganes, on ju. Aga see oli siis 2 nädalat tagasi või? Jah. See hetk, kui sa nagu... Ma täpselt ajaliselt ei tea, aga midagi umbes küll. Aga siis ma kirjutasin ta emale, et kuidas tal läheb ja... seda kirjutasingi, on ju. Ja siis ta nagu vastas mulle, et
tal läheb enam-vähem, et nad just telefonis rääkisid. Ja siis sellega nagu pluss, ta ütles, et tal läheb enam-vähem, et nad telefonis just rääkisid ja et ta käis psühholoogi juures ja värki-särki ja siis sellega tõmbas nagu 100% pealt nagu mul mingi 20% alla vaata nagu, selles mõttes, et nagu okei, tal läheb enam-vähem, mis mõttes ma nutan siin, tal läheb enam-vähem ja see oli ka see, et ta psühholoogi juures käis, siis see oli nagu see, et noh. Aga kas sinu jaoks oli nagu oluline, et sa teaksid, et ta läheb hästi just või? Ei. Toksik. Ma tahtsin, et ta läheks halvasti. Jah, nagu minu taktika alati, kui ma kellegist lahku lähen, tähendab, kui mina jätan maha, no siis teine lugu on ju, siis ma pigem loodan ülipalju, et sellel inimesel läheb hästi. Aga kui mind jäetakse maha, siis ma üritan leida võimalikult palju mingeid halbu asju selle inimese kohta ja ma loodan, et tal, see on nii toksik, ma ei ütle seda välja, aga nagu point on selles, et kui see inimene teeb nagu mulle nii palju haiget, eriti veel siis, mul on tehtud niimoodi ka haiget täiesti sellist, ma ei hakka praegu pikalt rääkima nendest, aga täiesti sellistel viisidel, mis ei ole nagu mida nagu need tulevad lihtsalt suvakohast või siis minuga käitutaksegi toksikult, on ju. Et kui inimene, kui ma päriselt näen, vaata, et meie vahel ei ole enam midagi, on ju, ja siit pole enam kuhugi edasi minna, no siis ma tahan ilmselgelt sellele inimesele head, kui ta mind nüüd ütleb mulle, et lähme ikkagi lahku ja la. Aga kui see inimene on nagu, ma saan aru, et ta sees ei ole võib-olla õiget, et ta ei ole läinud minuga suhtesse võib-olla õigete eesmärkide nimel, siis ma olen vihane selle inimese peale ja ma üritan leida nii palju võimalikud asju, et näha teda halvas valguses ja kui ma olen vihane, siis ma saan tast kiiremini üle ja see on mulle aidanud lihtsalt. Ja nagu mul oligi see, et kuna ta ütles, et läheb enam-vähem, on ju, siis ja mina samal ajal nagu mingi räigelt nutsin ja värki-särki, on ju. Siis, aga Triinu ütleks selle peale, vähemalt mulle ta ütles, kui ma ütlesin talle, et tead, mul on sees siuke et mul on siuke tunne, et ma olen halb inimene, sellepärast et ma ei soovi talle päriselt halba, aga ma tahaksin, et tal läheks praegu nagu karjääris sitasti, vaata. Aga Triinu ütles, et see ei tee minust halba inimest. See ei teegi, sellepärast, et point on selles, et sina saad siis nagu, sa ei soovi talle otseselt nagu halba ju, aga sa ju võtad ikkagi ennast esiplaanile ja sina saad sellega üle, nagu tal no ma ei tea, kui valus tal on. No eks ta räägib, et tal on hullult valus, aga ma ei tea. Tundub natuke kahtlane nagu. Miks see lihtsalt see karjääriga seotud oli lihtsalt, seal oli lõppude lõpuks 1000 põhjuseid, miks mind maha jäeti, aga nagu üks oli lihtsalt see, et ma olen karjääril ees. Et kets on süüdi selle inimese karjääris. Kuidas see isegi võimalik saab olla? Nagu? Aga oota, mul ei ole praegu... Mul on veel pooleli. Ma ütlesin, see oli mingi 20%. Ja siis nagu ma olin üks õhtu kontserdil ja ma käisin kontserdil ära ja siis ma läksin enda töö juurde D3. Ja vot seal ootas mind selline üllatus, et tema oli ka sinna tulnud. Ja saad aru, Maarja, ma olin üldse täiesti šokis sellepärast, et terve aeg nagu alguses saati ta nagu, mitte ta ei vihanud D3, vaata, aga ta oli nagu, et ei, never ei lähe sinna, vaata, et ühe korra käisin mingi kogemus on ju. Et rohkem ei lähe või? Ei, et nagu ta käis kunagi, nüüd ta pole mitte kunagi käinud ja nüüd ta tuli sinna, vaata. Nüüd siis? Kuule, reaalselt see kisub kahtlaseks juba natuke, ta teab ju, et sa sõbrad, ma arvan, sõprade pärast. Aga nii, ma nüüd räägin, mis sealt edasi sai. Räägi, aga me peame siis alustama ka algusest tegelikult. Jaa, aga oota, ma räägin selle ära. Meil läheb niimoodi, et me alustame lõpust ja joome tagasi. No ma räägin selle ära ja siis ma olin seal D3-s ja ma nägin teda. Ja ma seisatasin ja ma vaatasin talle otsa. Ma lihtsalt vaatasin talle kaugelt otsa ja siis ta nägi mind. Ja ma ei saanud aru, mis mu sees täpselt sellel hetkel toimub, aga ma kõndisin nagu minema ja siis mu kolleegid olid nagu, et ei, lase turvameestel ta välja visata, vaata, et ütle turvameestel on ju ja turvamehed viskavad välja. Siis ma olin nagu ei, aga kuna see tema sealolek nagu rikkus mu meeleolu on ju,
siis või nagu selles mõttes, et õhtuks nagu, ei, mul oli üli fun, aga ikka nagu kuidagi veits, noh, ma nüüd kohe räägin, mis ma tegin. Igatahes ma kõndisin minema ja siis ma läksin tagasi ja ma läksin ta juurde ja siis ma ütlesin, et mida sa minu territooriumile ronid? Sa tead, et ma olen nagu enamus nädalavahetusi või enamus õhtuid nagu siin. Aga sa ütlesid talle kõike seda teksti või? Jaa, ma ütlesin talle, mida sa ronid mu territooriumile, kui sa tead, et ma olen nagunii nagu siin. Ja siis ta ütles selle peale, et ma tulin ja ma vaatasin, ma ei näinud sind, on ju. Et tuli kluppi, vaatas, et vist ei ole ketsi, olgu, ma lähen siis või? Ja, aga nii. No ja siis ta oli nagu, et jaa, et ma lähen ära. Nagu ta oli selles mõttes täiesti mõistav, et kui ma talle ikkagi ütlesin, on ju, et mine ära, siis, või noh, küsisin, et miks sa oled siin, siis ta nagu läks ära ja oli nagu, et jaa, ma lähen ära. Selles mõttes see oli nagu üli nice. Ja noh, siis ta jõudis seal veel öelda, et kõik on mööduv ja kõik läheb sul üle ja mingi värki-särki. Ja tal oli õigus selles suhtes, et peale seda, kui ma nägin teda seal, siis peale seda ma nagu ma ei nutnud enam ja mu mõtted ei ole seal lihtsalt sellepärast, et ma nägin, nagu kui ma temaga rääkisin, ma ei tundnud teda ära. Saad aru, ta oli täiesti teine inimene, nagu see, kellega mina koos elasin. Ta oli täiesti külm, ta oli, ma ei tea, no ma lihtsalt ei tundnud ära. Ja no ja ma olingi lihtsalt järgmine päev või too õhtu oli lihtsalt mures, et kas ma oleks pidanud tegema seda, et ma ta klubist välja saadan, aga samas ma näen, et see on nagu õige, et nagu mida sa ronid siia, vaata, et sa oled paska korraldanud, mida sa ronid siia praegu. Ja või nagu ma nagu muidu... Ja kui sulle veel ei meeldi ka siin, mida sa ronid siia. Ja ma nagu muidu oleks sellest võib-olla et okei, jah, nagu badass move on ju, et sa saad ta minema saadad, aga kui ta on veel öelnud, et talle ei meeldi isegi see koht, mida ta ronib sinna, siis kui ta on seal ühe korra käinud ja rohkem ei ole käinud ja nüüd tuleb sinna või? Aga... Kus tundub veits, et ta teeb seda nagu meelega, aga noh, ega ma ei tea, mis ta peas on, kas ta päriselt teeb seda meelega või mitte. Ja noh, sellel samal ajal ma sain ka teada nagu enda tuttavalt, et ta on ka Tinderis. Oota, me ei saa rääkida seda niimoodi. Ei, miks? Sellepärast, et me pidime rääkima seda. Me jõuame kohe sinna, ma lihtsalt räägin praegu selle ülesaamise asja ära. Kurat! Me oleks saanud seda, okei, vahetada, nüüd ütles juba välja, et me oleme Tinderis. Mul oli nii hea lause sellega, okei, liigu edasi. Ütle ära oma lause siis. No see, et ta kogu aeg korrutus sulle, et ja ka mul... Oota, okei. Ma ei saa rääkida. Ära ütle seda. Oota, me jõuame sinna, ma ütlen selle ära. Okei, noh. Et siin ma sain ka samal ajal nagu teada tuttavalt, et ta on nagu Tinderis on ju. Ja seal Tinderis on kirjas. Läks nii. Nagu yeah boy. Ta teeb veel naia ka lähebki nii. Ja, täpselt. Aga igatahes peale seda kohtumist nagu mul suva tast. Sest et ma ei tundnud teda ära ja ta ei ole see minu inimene rohkem, sest ma päriselt ei tundnud teda ära täiesti nagu õudne, vaata. Aga ma nagu nutsin nagu taga seda inimest, kellega ma koos olin ja nüüd ta nagu oli täiesti teine. Ja... Nii, aga alustame algusest. Sellepärast, et muidu meil läheb timeline sassi kõik. Tavai. Nii, ühesõnaga. Mis oli esimene kord, kui... No ma saan aru, et Ketsil ja sellel inimesel oli nagu kõik üli hästi ja nad elasid koos ja kõik oli nice, nagu mina ja minu Peiks, minu Peika ja Ketsi siis, Ketsi Peika, me tegime koos nagu palju asju ka, olime koos, käisime paadiga sõitmas. Ja kõik tundus nagu üli hea ja üli tore ja mis siis juhtus esimene kord? Oota, ma võib-olla alustan sealt, et põhimõtteliselt mina nagu elasin üksi, vaata, ja too hetk, kui mina elasin üksinda... See oli siis enne, kui te koos olite? No põhimõtteliselt Kets elas üksi, on ju? Mina elasin üksinda ja siis tema sel hetkel just nagu kolis vanemate juurest välja. Ja siis nagu me hakkasime nagu, meil hakkas teng. Ja siis mingi... No ta elas suht vähe seal ju üksi. Ja mingi
5-6 kuu pärast me kolisime kokku. Ja selle inimese soovil nagu? Ja see oli tema soov, tema tõi selle välja. Kas ta nagu surus seda peale ka või? Ei, nagu selles mõttes, et ta ei surunud peale. Okay. Ta nagu ei olnud, et nii et püss pea peal ja yeah. et surub peale. Aga noh. Ja siis me nagu kolisime kokku, mis nagu oli alguses hirmutav, sest et see koht, kus ma nagu elasin, siis mul olid seal nagu mul oli ülinais koht, mul olid üliägedad mälestused, üli fun times ja siis ma olin nagu, kuidas ma lähen siit ära, aga siis me kolisime kokku ja siis meil tekkis nagu uus kodu ja uus lahe koht, vaata. Ja mainin ära selle ka, et tema oli see, kes ütles esimesena, et ta armastab mind ja kes ütles iga päev, et ta armastab mind ja samal ajal, kui ma ei olnud seda veel kordagi öelnud. Aga siis me jõudsime koos elada mingi ma arvan mingi 2 no igatahes maist kuni nüüd siis augustini. Jah, aga noh, see kogu trall hakkas ju see trall hakkas juunis on ju? Juulis. Jah, tavai, juulis. Sellepärast, et põhimõtteliselt tralli all me siis nimetame nüüd seda, et juulis mida? Ei, ma tahtsin öelda, et tralli all me nimetame seda mitmekordset mahajätmist. Jah, põhimõtteliselt juulist läks nagu lappama. Aga samal ajal oli nagu hästi ka. Igatahes juulist algas siis selline asi, kus tema siis oma karjääri läks tegema ja telefoni teel siis mind maha jättis esimesel korral. Aga siis ma nagu rääkisin taga ja nagu nii-öelda suutsin ta ära rääkida või panna nagu aru saama, et no mida ta ajab, vaata. Aga kas sa võib-olla tundsid sel hetkel, et sa nagu pidid teda anuma sinuga kokku jääma? Nagu selles mõttes, et ma jaa, aga nagu ei, aga ma nagu ikkagi nüüd kõik need korrad, mis olid nüüd nagu seda kõige viimast mahajätmist, ma ikkagi nagu palusin, vaata, noh, ära palun tee seda, ja siis rääkisin nagu miks, vaata. Ehk siis jaa, me saame öelda, et jaa, ma anusin. Aga noh, tagantjärgi tarkus no, eks see tuleb ajaga nagu. Ära kunagi anu. Kellegi armastust nagu, jah. Ei, aga see tuleb hiljem, vaata, sest kui sul sel hetkel on nii suured tunded selle inimese vastu, siis jah, sest sa oled nagu, et kõik saab korda, vaata. Jah, et me saame sellest üle, vaata. Ja, täpselt. Aga no, eks see tulebki nagu selles mõttes ajaga ja tegelikult isegi mitte ajaga, vaid suhtekogemustega nagu, et sa oled suhtes, keegi jätab sind maha, on ju, ja kõikide nagu selliste asjadega, et noh, eks sa siis nagu järgmine kord vist ise tead, aga no eks sa pididki selle nagu läbi elama ise, vaata, et sellest aru saada. Aga samas kui ta ja need korrad, mis ta siis seal juulikuus mind maha jättis, siis samas see vahepealne aeg, no see oligi nagu, et kõik oli ülihästi nagu ikka veel. Nagu siis, kui selles mõttes, et kui ta maha jättis ja pärast me ikkagi koos olime, siis oli kõik nagu hästi ja ma ei tea, ma räägin nagu kõik oli hästi. Või nagu esiteks kõik oli mega hästi nagu selle juuli alguseni siis ja no siis hakkas lihtsalt see minu rüvetamine. Et noh, kus minuga niimoodi, kus mind maha jäeti, vaata ja mitu korda või? Mitu korda sind lõpuks siis ikkagi maha jäeti? Ma oleks võinud lugeda korraks kokku, aga ma ei ole lugenud, aga ma räägin, et seda tehti ja siis see on see mäng, et võidab see, keda jäetakse ühe inimese poolt kõige rohkem kordi maha. Ma ei teadnud siuke mäng olemas. Canceldaga see mäng. Ei, tegelikult see on väga halb mäng ja ühe korra mängid, järgmine kord enam ei taha mängida. Aga ja siis, oli see lõputu maha jätmine, kuni ühe hetkeni, kus ta nagu tuli oma karjäärist tuli korra kõrvale ja oli nagu, ma mõtlen oma mingitelt asjadelt, vaata, kus ta leidis hetke mu jaoks. Tähendab, ta leidis tegelikult hetke palju, me veetsime palju hetke koos. See kõlas praegu imelikult, aga meil oli nagu, me veetsime aega koos. Aga siis ta saad aru, et mind oli just jälle maha jäetud, on ju. Ja siis ta tuleb ja siis ta on nagu, et
vaatab mulle silma sisse ja on nagu, et tead, ma tegin oma valiku ära, ma valin sinu, ma ei tee suga enam niimoodi. Saad aru, kõik siuksed asjad ütleb mulle otse silma sisse ära. Yeah. Et ma pean selle otsuse ära tegema, ma valin sinu ja ma ei mängi sinuga rohkem. Ja siis? Ja ma mõtlesin, et see on päris. Jah, sest ma ta ju mõtlesin, ütles et see on seda. päris, sest ta vaatas mulle silma sisse oma kutsika silmadega ja ütles seda. Ja miks sa peaksid arvama, et inimene, kes on sulle öelnud, et ta sind armastab, et ta nüüd siis valetab? Jah, ja kui ta veel on nagu, et nii, ma oma peas tegin otsuse ära ja me saame hakkama, vaata. Tal on vaja võib-olla kellegi käest nagu abi paluda enda jaoks. No seda nagunii, aga... Mitte, et ma ütlen, et minul ei ole. Ma käin ka psühholoogi juures. Ei no... Iga kuu. Okei, see ei olnud oluline. Ma mõtlen... Ühesõnaga, siis sa lihtsalt... No selles mõttes, et talle pakuti abi, on ju. Ka nagu ravimite näol, aga vot neid ravimeid... eks inimene ise otsustab, mida ta teeb ja mida ta õigeks peab. Ja igatahes jah, kui ta oli mind ära öelnud, et ta valib minu ja et ta ei tee muga enam nii, siis oli tore kuni järgmise hetkeni. Ja ma räägin, et minu juulikuu nagu nägi välja selline, et ma olin näiteks Lottemaal, on ju, me olime eemal, kõik päevad mingi chatime, teeme videokõnesid, värki-särki, saadab mingi häälsõnumeid ja siis tuleb mu nagu vahetuse viimane päev ja ma juba nagu tean, et kui ma jõuan koju, siis tuleb minu mahajätmise jutt. Kuidas? Sa nagu tundsid sees? See oli juba ära, see oli nagu muster juba, vaata. Et see on normaalne, et kui nii, ma lähen nüüd nagu ära paariks päevaks kodust ja kui ma koju tagasi tulen, siis see vahemik on kõik hästi, chatime, värki-särki, helistame, kõik musitrollid, kallid pallid ja kui ma jõuan koju, siis on nagu, et me peaksime lahku minema, kui selle sama hetkeni nagu samas on nagu kõik hästi jälle olnud. No igatahes siuke lõputu muster ja siis oligi nüüd see viimane kord alguses ma olin jälle nagu šokis ja ma võib-olla nagu alguses veel nagu üritasin või olin nagu, et aga samas nagu, et palun vaata, et ära tee, aga samas ma nagu päris mitte niimoodi vaata ja ma ei palunudki rohkem. Ja ma nagu nutsin megalt ja ma ei tahtnud, et ta seda teeb, aga vaata, ma olin vaimselt täiesti läbi see eelmise kuu ajaga, et ma rohkem ei jaksanud. Oot, see oli siis viimane kord, kui sa tegelikult enam ei anunud teda tagasi, on ju, ja lihtsalt olidki, et okei, nutad, on ju, aga vahet pole, on ju. You gotta do what you gotta do. Nii, ja siis... Ja siis ta läks ära meie kodust, on ju, oma vanemate juurde. Ja mina järgmise päeva hommikul, varahommikul sõitsin Hiiumaale Triinu juurde, sest et ma lihtsalt ei suutnud olla ja sõitsin Triinu juurde, olin Triinuga, siis ma sõitsin koju. Ehk siis ma sõitsin Hiiumaale, veetsin Hiiumaal terve päeva looduses, siis me sõitsime öösel Pärnusse. Ja siis ma läksin koju pere juurde ja ma magasin Empsiga aisus mingi nädal aega. Mega nice. Enda Lottemaa päevad, mis mul mingi väike vahetus seal oli, need andsin ära ja siis ma... Aga... ma tahtsin lihtsalt seda, et sellistel hetkedel on alati see, et nagu I need my mom. I need my mom. Nagu, et ma võin küll kasvada suureks ja et me oleme, ma ei tea, 24 ja kõik see on 22 olid, on ju? Jah. Et aga see hetk nagu vahepeal, kui elus midagi pekkis, siis I need my fucking mom. I need my mom nagu. Ja. Nii et Empsiga aisus magamine on nagu üliaus. Ja siis igatahes aga siis selle kõige aja jooksul nagu toimus mingi räige, meie vahel ei olnud suhtlust, vaata. Aga toimus mingi räige suhtlus nagu tema ja Maarja Peika vahel, tema ja Maarja vahel, tema ja minu ema vahel, vaata. Ma sain iga päev mingi kirja või nagu
okei, ei, ma selles mõttes nagu tahtsin terve selle aja Ketsile nagu toeks olla ja et tal oleks nagu kõik hästi, et ta võib nagu mulle kirjutada, aga kui see vend mulle jälle kirjutas, ma olin mingi, mida ta tahab või nagu miks ta mulle kirjutab, miks ta nagu või noh, ma ei tea. Sest et siis oligi see, et ühel hetkel kirjutas jälle Maarjale vaata ja siis Maarja lõpuks ütleski talle suht kurjast, et miks sa mulle seda kirjutad, vaata. Ja siis ta vastas, et nagu, et a la, et kuidagi, et jõuaks Ketsini, vaata. Jah, et ja siis me oleme nagu, aga ma ju räägin ilmselgelt Ketsiga iga päev nagu, või nagu mida ma sulle vastan. Või nagu miks see asi, mida sa Maarjal räägid, vaata, miks see peaks jõudma minuni, kui meil on no contact. Jah, täpselt, no contact. Ja üldsegi lõpuks viimane kord, kui ta kirjutas, vaata, et kuidas Ketsil läheb, siis ma olin väga hästi. Ja kõik, siis ta ütles, et aitäh. Sellel hetkel nagu oli jumala pekkis kõik. Ja sellel hetkel ei läinud, aga ma ütlesin, ja siis ta ütles ka aitäh ja siis ma olin mingi jep, bye. Ja noh, see oli väga hea, et ta ütles seda, aga igatahes siis, kui ma olin seal kodus, no kõik suhtlesid temaga, ja tema minuga ei suhelnud. Ja ta suhtles mu EMS-iga ja siis ma nagu, noh, ma ei tea, mis nad rääkisid. EMS midagi rääkis, aga siis EMS ütles, et ma nagu, et noh, et kuna ma olen praegult nagu, et ma kirjutaksin talle, vaata, ütleksin, küsiksin, et kas see on 100% nagu kindel nagu või ta vajab aega. Nagu mina ei saa tegelikult sellist asjast aru. No ma ei tea, ma ei ütle, et su EMS nagu valesti midagi ütles, sest et on su EMS. Aga ta nägi lihtsalt, vaata, ta ütles sellepärast, et ta nägi mind, ma olin täiesti löödud. No ma saan aru. Ma võtsin ju nende kõikide päevadega, ma nagu võtsin räigelt alla. Ma saan aru. Aga nagu point ongi lihtsalt selles, et ei, nagu vahet ei ole. Ju EMS nägi ka, kui nemad nagu omavahel suhtlesid, vaata, et see kutt nagu, noh, ilmselt ütles samu asju, vaata, mida sulle, et ma nii hoolin Ketsist ja bla 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 bla, on ju. Ilmselt EMS-il rääkis sama asja. No, true. Ja siis EMS oligi, et noh, kirjuta, küsi, vaata. Ja siis ta ei öelnud mulle, et vaata, ma kirjutasin, kas 100% kindel või ma annan aega. Ja saad aru, mida ta vastas. Noh. Me vajame natuke aega, mingi bliibul-blaabu. Ehk siis ta ei öelnud mulle, et see on 100% kindel, vaid et anname aega. Et 100% kindel ei on ju, vaid ta ütleski jälle, et anname aega. Jälle läks pall veerema nagu. Ja siis ta andis mulle sellega nagu lootust. Jah, what? Ja, aga me ei suhelnud ja siis, kuni ma jälle murdusin, mul oli venna sünnipäev ja siis me käisime hilja õhtul käisime McDrive-inis ja kuna ma vahepeal ei tundnud ennast ära, millega seoses ma sõimasin Maci töötaja täiesti lambist täis. Mu EMS oli kõrval nagu, mida sa teed? Ja siis ma peale seda tundsin ennast nii halvasti ja ma olin nagu, et ainuke inimene, kes suudab mind rahustada, on nagu mu ekspeika siis on ju. Ja siis ma murdusin, sest ma tõesti tundsin ennast kohutavalt. Nagu veel kohutavalt kui kohutavalt mida iganes. Kohutavamalt. Ja siis ma kirjutasin talle, et ta siuke asi juhtus. Ja siis ta helistas. Tema helistas või? Ja see andis mulle jälle lootust. Ja mis ta ütles aga... Ma toda ei mäleta. Ma ei tea, et rahune maha. Ma ei mäleta ka seda. Rahune maha? Jah, rahune maha. Ma ei tea. Ja siis ma palusin, et kas me saaksime kokku saada. Jälle ma tegin nagu siukse asja, et no, vigadest õpitakse, on ju. Aga mina palusin, et kas me saaksime kokku saada, sellepärast, et ta tegelikult oli mulle nagu üliligidal, vaata. Ja tema ütles jaa, on ju? Ta alguses oli, et no ma ei tea, et kas on ikka hea mõte ja värki-särki. Noh, siuke, nagu see ette kujutad, on ju, teda. Aga siis me ikkagi saime kokku. Sest ma lootsin, et kuna ta on andnud mulle siin nende kõnede ja muude asjadega lootust, on ju, ooteperioodi, ooterežiimiga, siis okei, et äkki saab veel vaata. Et siis me saime, EMS viis mu sinna. Ja sest, et mu ekspeika ei lubanud mul sõita, kuna ma ei ole konditsioonis. Mitte, et ma oleks purjus, vaid nagu, et ma lihtsalt, olen nutetud ja värki-särki, on ju. Ja siis me läksime sinna ja siis me jalutasime ja siis me rääkisime ja saad aru, et ma selle vestluse ajal nagu, seal ma veel üritasin ka, ma olin nagu, et see on täiesti okei, et kui see aitab sind, siis sa ei pea nagu andma 100% ennast praegu siia suhtesse,
me võime teha nagu 50-50 vaata, et saab 50% praegult nagu praegusel eluperioodil keskenduda oma karjäärile ja siis annad sealt nagu midagi mulle, vaata, meie suhtele. Aga et ma jälle leidsin mingeid võimalusi, vaata, et see on mu jaoks okei. Ma loodan, et sa järgmine kord niimoodi ei tee. Ja nii siis... kahju nagu vaadata, Kets on nagu nõus, ma ei tea, mingi... Sellepärast, et meil oli hästi. Teil oli alguses hästi, aga nagu mitte pärast. Selle hetkeni jah, kuni ta mu maha jättis. No täpselt, aga siis ka vahepeal oli hästi. No. Välja arvatud need korrad, kui ta mu maha jättis. Oh my god, ma loodan, et sa saad aru kõigest. Ei, ma saan kõigest aru. Ma nüüdseks saan kõigest aru. Ta ei olnud hea sulle. Ta ei olnud absoluutselt hea sulle. Nii. Mis asja? Ta ei olnud hea sulle. Muidu oli ju. Reaalselt Kets ütleb alati, kui ma räägin, et kas sa saad aru, et ta ei ole nagu hea sulle, sinu jaoks, sinu mentaalsele tervisele. Ta mingi, aga enne oli. Ei, no ma mõtlen, kui sa vaatad nagu, kui sa mõtled meie suhet, siis ta ju oli. Ta ei teinud nagu. Suhe kestab sinnamaani, kui te lahku läksite. Ja. Ja mis seal vahepeal kõik toimus, nii et no, nii, see on 1000-kordselt üle. Igatahes siis... Ma pean Ketsi veel õpetama. Nali. Ei, ma saan aru, mida sa mõtled, aga kui ma mõtlen meie nagu seda... Sa ei saa seda mõelda. Suhet, siis oli nagu hästi, kui palju inimesi. Aga... Oi. Ja meil on siin väravad, me oleme vangilaagris praegu. Ja siin on inimesed praegu meid vaatamas, aga... Vangid. Siis... Nali. Ja siis, aga samal ajal, kui ma seda räägin, nagu ma ei nutnud, aga saad aru, et mu hääl oli täiesti katki nagu. Sa lihtsalt läbi hääle kuuled, kui katki su hing on. Ja see oli väga kohutav. No igatahes seal oli see, et seal me nagu oligi lõplik. Nagu kõige lõplikum asi, millega ma sellel hetkel ka nagu siis leppisin ka. Ja lihtsalt nii oligi. Ja siis läksime koju ära ja... Oota, aga mis ta sulle vastas seal? Kus? Seal, kui sa ütlesid talle, et teeme 50-50. Mäletad või? Seal, kui te kõndisite, sul hääl värises, kas ta üldse vastas midagi või ta lihtsalt? Ei, ta rääkis täiega, aga nagu... No ilmselt ta rääkis neid samu asju. Jälle ja seda, mida ta kogu aeg korrutab. Kogu aeg see sama ratas, nagu ma ei saa aru, mitu korda see ratas tuleb juba sinna. Nagu ratas, Jüri ratas. Okei, nali. Ja siis... Jüri pole seotud. Ja Jüri ja ratas oligi Ketsi ekspeika. Mida? Ei olnud. Jüri Ratas on Ketlini ekspeika. Tehke TikTok sellest, palun. Ei. Ak nali. Jüri ei olnud. Jüri on ja influkas. No ja siis oligi see, et ma leppisin sellega ja siis ma pidin hakkama mõtlema edasi, mida ma teen oma eluga. Ja. Siis ma hakkasin üürikorterid otsima uusi. Ja samal ajal, kui ma seda tegin, ma olin nagu täiesti pekkis, nagu kuidas ma jälle pean oma kodust välja kolima. Kuidas ma jälle pean seda tegema. Nagu me olime koos kasvatanud kodu, nagu koha, kus olla, vaata, turvaliselt. Ja siis ma pean jälle kolima. Ja siis, kui ma pidin Pärnust, lõppude lõpuks siis tagasi Tallinnasse sõitma, sest ma pidin minema korterit vaatama. Siis ma ei läinud üksi, vaid mul oli seal Triinu ja Tsäko ja... Käisite korterit vaatamas kõik koos või? Jaa. Nad olid minu juures. Seda ma ei teadnud. Nad olid minu juures ja mul oli sellel perioodil, mul oli päris hullusti, nagu mul olid mingid räiged äravusood, vaata. Aga mul pole neid ammu olnud. Ja siis käisin seda, Oota, mis ma tahtsin? Ma tahtsin öelda, et... Sääsk. Oota, ei räägi edasi. Käisid korterit vaatamas? Käisin korterit ühte vaatamas, selle sama sain ka nagu, ja siis ma pidin nagu kolima ja siis ma kolisin ja ma magasin ühe öö seal ja siis ma tulin nagu tagasi ära Pärnusse, sest ma ei suutnud veel sellel hetkel nagu olla seal Tallinnas. Pluss seal kandis sellepärast, et ma jäin ikka Kalamaia vaata elama ja sellel hetkel mul nagu kõik, nagu sa näed enda ümber asju ja kõik lihtsalt meenutab teda, vaata. Ükskõik mida, vaata. Panemegi jalanõu paelu kinni, siis tuleb sellega mingi, ma ei tea, nali või mida iganes on ja. Aga siis ma lihtsalt siis ma tulin lõpuks Pärnu ja Lottemaale ja ma veetsin hästi palju aega või siiamaani. Või praegult, jah, olen palju aega veetnud sõpradega ja siis fanninud. Kas sa võid öelda, et see oli love bombing, mis ta tegi sulle alguses või? Nagu saad aru, et
ma ei tea, ma ei ole selle laavpombinguga nagu kokku puutunud ja ma mõtlen nagu, et mis kurat sul viga on, kui sa laavpombid ja sa samas kolid nagu kokku minuga. Jaa, nad teevadki Nagu- nii ju. Ja aga samas nad, tegelikult laavbombing on teine asi. Laavbombing on ikkagi see, et sa nagu näitad seda alguses nagu, kurat, võib-olla on küll ikka. Laavbombing on see, et sa alguses mingi tood kingitusi, teed kõike hästi, kõike tore, ütled ka kiiresti, et armastan sind, aga laavbombing on ka see, et ära suhtle oma perega, nagu et lõpuks ei tohi oma perega suhelda, ei luba mitte midagi ja siis tuleb seal mingi toksik ja mingi gaslightimine ja see. Tegelikult see ei olnud nagu nii väga, ma ei tea, mis tal viga on. See ei ole laavbombing. Saad aru No. või? Ma ei tea, kas ma olen sulle öelnud. No, No põhimõtteliselt lõppude lõpuks, et mind nagu ikkagi nagu maha jätta, vaata, ta otsis igasuguseid erinevaid põhjuseid ja nagu üks haigem kui teine, on ju. sa leidsid igale põhjusele vaata alguses ju ka tegelikult nagu lahenduse on ju ja siis ta oli mingi aga tead, tegelikult äkki ma olen ikkagi pede. ei ole. äkki mulle meeldivad mehed. Ma olen nagu... Ta ütles sulle Ja. seda või? Ja see on see, mida mina vaata ka sulle mingi hetk saatsin voice'i, ma hakkasin nagu mõtlema vaata, et nagu ma kuskilt kuulsin, keegi rääkis, et fuckboyd on ju, et fuckboyd sellepärast teevadki tüdrukutele haiget, et noh, on nendega nagu koos ja siis jätavad maha, on jälle koos ja ei taha committida nagu täielikult, sellepärast, et nad ei suudagi tegelikult naistega committida. Nad suudavad meestega committida, sest nad on geid. Nii et täitsa võimalik. või tähendab, mina ei saanud aru, aga me ei tea, suhte jooksul ma ei saanud aru, aga me ei tea, kas ta on gei, aga noh, see jääb igaühe enda otsustada. jah. Eks tulevik näitab. Ja siis oli kolimispäev, on ju. Tähendab, mitte et geid nagu ma kuidagi nagu naersin, vaata, et ei. geid, noh, LGBT, noh. Jaa, aga oli kolimispäev ja siis saad aru, ma hakkan asju kokku panema ja jälle full nutan, full lulun. Yeah. Ja kõik tundub lihtsalt läbi. Ja siis? Sa tahtsid midagi öelda või? Ma tahtsin midagi öelda ja. Aga kõige haigem asi, mis ma sain talle teha, oli see, et ma võtsin ta tolmuimeja. Mis ta ostis meie jaoks, meie koju. Aga ma mõtlesin, et suva, et millal ta on kunagi tolmu tõmmanud. Ja. Selle kohta kunagi üks influencer, ma ei tea, kas ma pean teda tsiteerima, ühesõnaga influencer Hunt ütles, et juhu, ühesõnaga, tema ütles, et kui sa võtad mingi asja, no näiteks Keits võttis tolmuime, on ju, ja siis mees ütleb, et oota, aga see tolmuime oli minu oma, on ju, et miks sa selle kaasa võtsid? Siis sa ütled mehele, et aga kunagi arvasin ma, et sa oled ka minu oma, aga ju ma siis eksisin. No eks ole. Ja. Ju siin on mingi eksitus nagu, et sinu asjad vist nagu, noh. Võt, nii et tolmuime. Ja mis sa veel ütlesid? Kartulimaitse aine ja... Makarone ja kartulimaitse. Oih, Maarja. Oh shoot. Ei, ma võtsin enda mingi kuivainet, sellepärast ma mõtlesin, et ma hakkan kolima, ma pean õhtul midagi sööma ja... Ja, no täpselt. Ja ma ei tea, nagu seda siis on oma ette. Võtsin õufritüüri, aga see on minu enda oma. Aga ta oli sellega in love. Aga tead, ma olen nagu mõelnud, noh, mitte praegu enam, aga muidu nagu vahepeal nagu mõtlesin, et kui ma hakkan mõtlema, siis nagu tegelikult nagu ma oleks võinud võtta nagu asjades kinni, vaata, et kui ta nagu rääkis mulle mingitel hetkedel, et noh, et ma olen nii hea ja kuidas ma teda tahan, et ta on tüdrukutele nii palju haiget teinud. Ma oleks võinud sellest nagu kinni võtta. No ja true, aga nagu ega see ei ole sinu süü ka, et sa ei võtud sellest kinni, sest point on selles, et sel hetkel sa oled nagu head over heels in love, on ju. Ja ega sa sel hetkel ei mõtle, et kahtlane. Või noh, võib-olla sul korraks käis mingi mõte läbi, on ju, aga sa ikkagi ju ei keskendu sellele. Et alguses me ikka armastuse roosad prillid on ees, me nagu ei mõtle neid asju. Et noh, tegelikult see ei ole sinu süü, et sellest kinni ei hakanud. Aga jah, see on suht nagu välid, noh, et kui ta on nagu kõikidele tüdrukutele haiget teinud, mingi hetk ta ju ilmselt armastas neid teisi tüdrukuid ka.
no ma ütlen, ma arvan, et see on tema jaoks nagu suletud nõiaring reaalselt. ja üks... Ma arvan, et see jätkub tal. Ei, tõsi, nagu ta peab, kui ta midagi enda kätte ei võta, siis nagu see jätkub. Purunenud suhtest tuleb nagu praegu, meie purunenud suhtest tuleb ainult üks võitja välja ja see olen mina. Jah, aga tegelikult tulebki sellepärast, et kui sa saad sellest kõigest üle ja nagu täielikult, siis ma olen täiesti üle. Jah, Keits on nagu täiesti üle. Meil on siin juba uued tuuled, kuulsused ja värgid ja igasugused uksed kõik, jah, kõik kuulsused. Ei ole, ma tegelikult ei taha mitte kedagi näha. Ja ei, true. Nagu toredaid poisse on, aga no thank you, ma praegu ei soovi. Aga ainult ühte, okei. Ainult seda ühte. Ainult seda ühte. No mitte seda venda, aga ühte. Mida sa muiad? Okei, ei, ma ei ütle ju midagi. Millest sa räägid? Oota, ma tahtsin midagi öelda praegu. Rääkisime sellest. Ma võtsin kodust asjad kaasa. Et ta kogu aeg ühte seda nagu korrutas nii mulle, ilmselt ka sulle, et ma ei ole litsides, ma ei otsi endale kedagi uut, et ma ei tee praegu, ma ei taha midagi ega kedagi, ma ei ole kuskil. Ja siis teeb Tinderi endale. Okei. Ja. Täiesti kahepalgeline. Mulle ütles ka, et ei, ma ei kiirusta, ma ei taha, ta ütles mulle ka, et ta ütles mulle mingi sõna, et on selle aja nüüd ei taha mitte midagi, ma ei mäleta, mis on nagu, no mingi ajapikkus on ju. Ja, no ikkagi nagu gaslight'ib ju. See on küll gaslight. No, ma räägin, et tema jääb suletud nõiaringi. On minu vaade sellele ja ta võiks mingi, ma ei tea, kontserttuuri teha või ükskõik mingi muu tuuri ja mingi ükskõik millist tuuri ja mis ta võiks selle nimeks panna. Ütleme kuule peal 1, 2, 3 saamatu. See oli päris hea. Me ütlesime samal ajal sama asja. TikTok. Ja, sellest tuleb TikTok. Jinx. Ma ei tea, kas see oli nii hea. Anna käppa. Okay. Drama is in your head. Aga oota, ma tahtsin midagi veel öelda. No ja nüüdseks jah, mul on nagu fine, selles mõttes saan oma kalamajas ringi käia ja ilmselt kui ma teda nüüd oma töökohast T3-s näeks, siis mul oleks suva ja ma ei hakka teda välja viskama, aga nagu sellel hetkel mul veel oli see, et nagu mida sa ronid siia. Samas ma ei usu, et ta sinna enam ronib, kui ma nagu siukse badass lükke tegin. Ja, et saatsid lihtsalt klubist minema. Aga nagu hea, et ta tegelikult läks. Näe, mis tal muud üle jäi. Muud üle jääb selles mõttes, et ta teab, kui väga ta nagu tegi mulle haiget. Mul on ka olnud ühe korra, ma olin muidugi vähem aega selle inimesega koos, aga see oli full love bombing. Aga samas ta ei tegelikult love bombingu mõte on see, vaata, et see kutt ei lähe siis sinuga nagu lahku, vaid ta hakkab sinuga nagu halvasti käituma ja sina ei taha sellest suhtest miskipärast ära minna, vaata, sest ta on alguses nagu olnud nii hea ja kõik on ju. Aga mul on olnud ka selline suhe 1 aasta, kus sain tuttavaks, kõik nagu oli üli nice, arenes üli kiiresti. See famous või? Jah, famous. Okay. Famous singer in Estonia. Famous inimesed. Kuule, kui sa seda ütled, siis kõik arvavad, et sa olid Stefaniga. Ma ei olnud Stefaniga, ja ma olin Jüri Ratasega. Aga famous inimesed vist on. Ühesõnaga jah. Okei, ühesõnaga. Pekkis, aga ei oota. Ühesõnaga siis famous inimesega ja siis suht mingi nädala aja pärast ta oli mingi, lähme suhtesse või 2 nädala pärast. Crazy. Täiesti crazy, aga ma ei tea, mul oli nagu nii nice, vaata, ma olin mingi, nii tore, et ma võin küll minna suhtesse ja et ma võin küll minna suhtesse, ma ei tea, miks ma tol hetkel niimoodi mõtlesin. No ilmselt ma ei olnud sellist suhet nagu tunda saanud. Siis läksime suhtesse, kõik ta mingi rääkis oma perele ja kõik oli nagu mingi üli nice ja üli tore, nagu kogu aeg oli kõik üli hästi ja 6 aega läks mööda sellest hetkest, kui me kohtusime. Me olime juba olnud 3 nädalat suhtes, on ju. Ja siis üks õhtu ma lihtsalt tundsin kuidagi, või päev, et ta kuidagi vähe kirjutab. Muidu ta kirjutas mulle kogu aeg, küsis mingeid asju, nõu, värki-särki ja me rääkisime üli palju.
ja üks päev ta lihtsalt ei kirjutanud mulle väga palju ja ma õhtul küsisin, et mis juhtus, on ju, kas midagi on nagu pahasti. Ja siis ta ütles, et ei ole midagi, et tal mingi õlle hakkas lihtsalt nii palju pähe, et homme räägime ja värki. Ja. Kui sul hakkab õlle pähe, siis ja sa laavid seda personit, siis sa oled just nagu bliibulu-väävlu kirjutad talle. Ja siis järgmine hommik ma olen rahulikult tööl ja siis vaatan, et ta mulle 2 videot saatnud. Mingi 2-minutilist ja mega kõik haiget, on näinud neid. Ma panen nüüd varsti TikToki üles. Ühesõnaga, vaatan neid videoid ja siis seal ta räägib. Ma tahtsin teha seda. Ära tee! Ma ei teegi, seepärast ma jäingi taga. Jaa, okei. Ühesõnaga, ja ta jättis mind video teel maha. Nagu mul on nagu check listis kirjas. Check, video teel maha jäetud. Rääkisin sulle ju, mäletad, kui ma rääkisin seda lugu enda eks-Peikale. Ja siis ta oli selle peal, issand kõrva, never ei teeks nii mingi bleebu-blaabu. Et sulle või? Jaa, et issand, et idioot. See tüüp siis, kes su videodel maha jättis, vaata, ja siis ise helistab mulle, et maha jätta. See sama ütles või? Ma ütlesin sulle ükskord ka minu arust. Ma ei mäletanud. Okei. No tema jaoks on see video teel siit maha jätmine, aga mitte see, kuidas ta jättis. Aga ja pluss, mis see, no? Mulle lihtsalt, nagu kui mina lähen suhtesse, siis kui midagi on halvasti, siis ma räägin asjadest. Ja me rääkisime ka. Kui midagi oli halvasti või? Jaa. Aga nagu ma räägin, me ei tülitsenud ilmselt sellepärast, et me kohe rääkisime, kui mingi pisik asi vaata on. No ma ei tea, tegelikult ma arvan, et võib-olla see tülitsemise osa ongi red flag, sest see ei ole võimalik, sest muidu... No siis ma olen üks suur red flag sellepärast, päriselt sellepärast ilmselt tema olekski nagu tülitsenud sellepärast, et ta on sellega harjunud, see oli ka üks põhjus, miks me lahku läksime, sellepärast, et minuga on turvaline ja stabiilne. Aga tema oli harjunud ebastabiilsusega. Aga ma tahan rahu. Ma ei viitsi sinuga lällata. Andke rahu nagu. Nagu mida ma tülitsen. Kui mulle midagi ei meeldi, siis ma teen korra nagu mingit nägu ja ütlen, et what the hell. Aga nagu ma ei hakka tülitsema. Jah, eriti veel nii vanalt. Jah. Nagu tülitsemine on mingi 20-ndates alla selle. Aga see... Ja siis oli, kui Maare kolis enda Peika kokku, siis ma ütlesin taga, palju õnne, 3 kuud ja. Lõpeta. Nali, see oli nali, aga see on nagu meie oma vahel hea nali. No, 2 kuud. Nad on väga nunnud. Aga, ja siis ongi see, et sa lähed lahku, vaata, aga sa tegelikult ei lähe lahku ainult sellest kutist, vaid sa lähed ka tema perekonnast lahku. Tema koertest. Kõikidest saad aru, kui ma saan aru, et see on tegelikult kõige õudsem. Vanemad on ja õde, koerad, 100 koera on ja pekkis. No see on tegelikult kõige rohkem pekkis. See on kõige rohkem pekkis, sellepärast, et mul on olnud nagu sama seda, et kui ma hakkan kellestki lahku minema, siis ma mõtlen, et aga tal on nii toredad vanemad. Ta ise võib-olla ei ole nii tore, aga tal on nii toredad vanemad, ma ei saa teda maha jätta. Ei, see on üliaus. Vanemate ja mingi loomade teema on haige. Ja mul oli kunagi see. Mul on olnud ka selline toksik eks, kes jätab mind maha, siis tuleb järgmine päev tagasi, ütleb, et oi, ma ikkagi nii armastan sind ja mul on ikkagi peas midagi katki ja siis järgmine päev jätab jälle mind maha ja siis tuleb jälle järgmine päev, oi, ma ikka nii väga armastan sind ja niimoodi umbes ka, ma ei tea, mingi, ikka mitmeid kordi ja ma samamoodi anusin teda, et ikka armasta mind. Ma mäletan, ükskord oligi niimoodi, et ta oli mind maha jätnud ja ma läksin Cat House'i, kes teab seda klubi Tallinnas. Ma tean, aga ma ei ole kunagi käinud. Ei, see oli kunagi ülikuum koht pidutsemiseks, kui ma olin mingi 17 ka. Ja see on 16 pluss. Ja 17, no siis ma olin juba täisealine, kui see jama juhtus, aga ühesõnaga ma läksin sinna Cat House'i, ma teadsin, et tema on ka seal peol. Ja siis ma läksingi lihtsalt ta juurde, ma olin ilmselgelt natukene purjus ka, läksin ta juurde ja olin mingi, palun, et proovime veel uuesti, siis ta oli seal mingi,
no ma ei tea. Ja siis ma olin mingi, no palun proovime. Ja siis ta oli lõpuks mingi, no olgu siis. Issand jumal, miks ma siukse asjaga okei oli. No. Et ma palun teda ja tema mingi, ei tea. Ja siis lõpuks ta on mingi, olgu siis. What the hell, no. Nii rumal. Ei, okei, ma tean, ma tegelikult praegu. Sa ei saagi ise aru. Nii rumal Kents. Ei no jaa, aga sa ei saa ise aru. Ja ma tean. Nüüd saab. Väga hoolikalt peab nüüd edasi valima nagu. Ja väga hoolikalt nagu. Ja oma Kalamaja korterit ära ei anna. Ja. Ja anna ära. Aga nagu mul ei ole kunagi olnud seda listi või nimekirja vaata, aga võt nüüd. Kui sul sealt nimekirjast mingi asi on, sa oled cancelled for me. Ma tegin samamoodi selle listi nimekirja, aga ei no selles suhtes. Ega mul ei ole seda veel, aga nagu mu peas on see vaata. Davai, ei see on aus, aga need väärtushinnangud meeste osas tegelikult kaitsevad sind. Et kaitsevad sind täiega. Jah, mul ongi kaitset vaja praegu. Sul ongi vaja kaitset. Ma ei taha mitte ühtegi meessoost isikut näha oma silmapiiril. Ja don't settle for less. Yes, don't settle. Ma tahtsin seda öelda selle toksik suhtega, et noh, lõpuks kui ega mina ka ei jätnud tema jättis mind lõpuks ja ma olin jälle mingi aga tema tegi selle lükke, et ta blokeeris mind igalt poolt ära, ehk siis ma ei saanud talle kirjutada. Ma vist kirjutasin võib-olla ta emale ja ma üritasin mingi teiste inimestega nagu ühendust võtta ja ta oli ülivihane, et nagu jäta mind rahule lihtsalt mingi lalala. Aga tead, ma tahaks talle öelda, aitäh, et sa mind maha jätsid, nagu reaalselt, ma olen praegu nii hea inimene tänu sinule, nagu reaalselt aitäh sulle, et sama, ei, ma olen teda hiljem näinud ja ma ütlen talle nagu tšau ja kõik on nagu, noh, me saame tegelikult nüüd nagu hästi läbi. Ja mul on päriselt hea meel, et mul see suhe oli, sest see õpetas mulle nii palju. Ja ma tahan siiani, et tal kõik hästi läks, nii et tegelikult on kõik okei. Aga kuidas sul selle, noh, ma saan aru, et või no ma ei tea, kui väga te sõbraks olete jäänud, aga näiteks selle sõbraks jäämisega sellepärast, et peale nii-öelda suhet, sellepärast, et me olime ka nagu, et jääme sõbraks, aga vähemalt 6 aega ei tohi suhelda, vaata. Nüüd on rohkem kui nagu kuu möödas ja mul on see, et nagu, miks ma peaks temaga sõber olema? Ta ei anna mu elule mitte midagi juurde. Sa ei peagi taga sõber olema tegelikult. Ega ma ei ole nende inimestega nagu sõber. Lihtsalt see, et kui ma näen kuskil, siis ma ütlen nagu tšau ja räägin veits, on ju. Aga ma ei ole oma eksidega nagu, et ma suhtleks nendega. Okei, ühe inimesega tegelikult, ma võin ta nimega öelda, Silver, vaata. Kui me Silverit, noh, nagu vahepeal me oleme ikka mingi kokku puutunud aastavahetusel kuskil mingi ühisel peol ja värki, sest noh, ma suhtlesin mingi, et nagu samade inimestega, kellega tema ja siis me olime lihtsalt kuskil ühises seltskonnas, aga me saame nagu väga hästi läbi, sest et ta on tõesti nagu mul väga-väga vana eks ka. Nii et jah, issaks, ma ütlesin ta nimest. Ei, tegelikult vahet ei ole, ma arvan, et ta ei pahanda. Ta on tõesti väga vana eks. Ja ta on tõesti väga vana eks. Ma olin mingi 16. Mitte vanuselt vana, aga nagu vana eks. Jah, ma olin mingi 16. Aga ma mõtlen, kas meil on veel midagi rääkida või võtame kuulakirjad või kas sul on mõni küsimus? Vist ei ole. Vist oleme kõik ära rääkinud ka. Igades jah, ma ütlen teile, et omast kogemusest see kõik on mega kohutav, mega raske, aga ühel hetkel käib plõks ära ja vot siis on kõik mega hästi, vaata. Nagu päriselt ma tean, et see ei tundu nii, aga nagu ja mul ei tundunud ka, et see võiks nagu juhtuda ja see tuli ja mu elu nagu päeva pealt oli teistsugune. Minu mõtted olid täiesti teistsugused ja aga nagu selle hetkeni nagu see on okei, kui sa nutadki iga päev. Ja ilmselgelt. See on täiesti okei. Mina tegin seda. Ja, minu arust nutmine aitab ka natukene väljastada kõiki neid emotsioone, sest kui need sulle sisse jäävad ja siis sa mingi hetk plahvatad. Võib-olla mingi täiesti suvakohas või ma ei tea, ma lihtsalt tundsin ennast iga päev nagu, et miks ma siukse asja nagu, miks ma seda väärin, vaata, et ma ei ole mitte midagi elus halvasti teinud, ma siukest valu nagu vääriksin, on ju. Ja no sa ei väärigi tegelikult, aga noh.
haige. Autoga palju sa praegu, kui sa ütlesid 100%, 20% alla, palju praegu on? 0. Päriselt võid öelda seda, on ju? Võin öelda 0. Sellest ühest kokku saamisest saad aru või? Aga saad aru, et sellest, kus ma nägin, et on nagu, et ma ei tunne teda ära vaata. Jaa, T3-st, kui ma ta minema saatsin. Sellest hetkest. I'm proud. Kelle pärast ma nutan? Täpselt. Kelle pärast teda ei ole seal enam. See ei ole see inimene. Seda inimest ei ole seal, kes oli minu kõrval muidu. Jah. Nagu nii ma lihtsalt pean nagu üksinda hakkama saama selles mõttes, et pean jälle harjuma üksinda nagu olema, üksinda elama, üksinda endale süüa tegema. Aga see on fine. See on fine. Maarja tuleb mõniga õhtu friikaid sööma. Fritüüris, fritüüris teeme. Friikate õhtu. Teeme jälle neid, vaata, kus kartuli nagu teed. Et mitte friikatest, vaid kartulitest. Teeme ise friikad. Teeme ise friikad. Ja siis lähme sinna open mic'i vaatama. Aga seda ma ei teeks, nagu sinna ma ei tuleks, nagu ma hoiaksin võimalikult teadlikult nagu sellest inimesest eemale. Lihtsalt mul hakkab kahju, et ta näeb, et mul läheb nii hästi. Kindel, et sa tahtsid öelda seda praegu. Mida? Ei midagi. Ei, kõige fine. Ma sain aru. Aga sina tegid selle. Ma tean, mina tegin. Aga see on okei, suva. Lükkame välja. Ei, see on suva. Okei, davai. See on suva, aga jah. No ja me ei ütle ta nagu. Ja, suva. Miks me nii kaua peatume, see on nii. Ma võtan, me loeme ette siis 5 kuulajakirja. Davai, kas me jõuame? Okei, võib-olla me ei jõua. No me võime lugeda ju mõned. Ma mõtlen äkki 5 on siuke. Loeme 3 ja siis 2 järgmises. Ma alustan ja siis sa võtad järgmise. Davai, aga ma võin sinu telost siis lugeda või? Jah. Davai. Nii, meile kirjutati selline asi, et sõbranna on koos mitte-eestlasega ja seda juba üle poole aasta. Kahjuks pool tema perest ei austa seda. Nii kurb on näha, kuidas ta straglib. Et sa saite aru, mida ma mõtlesin. Kas minna oma perekonna pärast lahku või ei. Ja tegemist on long distance relationshipiga, aga ma olen kindel, et ta saab hakkama. Nii raske, kui see ka poleks. Praegu ta igatahes läheb läbi selle kõige mõttega. See suhe on minu ja mitte kellegi teise. Mina olen temaga koos ja mitte keegi teine. Ma olen täidetud hoolivuse ja armastusega. Inimene, kelle jaoks on minu heaolu olulisem kui miski muu ja seda kõike long distance relationshipis. Pole kerge olla long distance kaugsuhtes, aga see on seda väärt. Everything happens for a reason ja kellegi teise arvamuse pärast lahku minna ei ole okei. Olen ta üle tohutult uhke, et ta kõige sellega toime tuleb, aga perekonna poolt on küll veider see, et nad ei austa salli tema valikut. Sorry for my English. Miguel on sulmes. Nagu mul tekib esimene küsimus kohe, et kas nad ei austa teda sellepärast, et ta on välismaalane või nad ei austa teda sellepärast, et nad näevad, et ta on halb talle? Ja, just. Sest võib-olla asi ei olegi lihtsalt selles, et ta on välismaalane, vaid võib-olla nad näevad, et jah. Aga, okei. Mina nüüd, kes ma nagu siin ei saa suhetega hakkama, eks ole, siis mina ütleksin seda, et kui te ei ole nagu olnud siin nüüd kaua koos, siis tegelikult nagu eriti veel, kui on nagu long distance, siis ma valiksin igal juhul pere. Et mehed tulevad, mehed lähevad, naised tulevad, naised lähevad. Olen mina selleks praegu õppinud, sellise lause olen mina ära õppinud praegu. Aga näiteks minu isa ütleb nii, et kui, ma olen rääkinud neile oma isaga, ma olen päris pikalt mingeid vestluseid pidanud ja küsinud ka näiteks seda, et kui ma võtaksin praegu mingi sellise mehe või et kui ma saaksin, ma ei tea, oleksin jäänud 16-aastaselt rasedaks, on ju, tegelikult mitte 16-aastaselt, 18-aastaselt, on ju, kuigi tegelikult see on okei, kui mõned jäävad, aga see on halb näide. Ühesõnaga, kui ma võtaksin endale meheks näiteks kriminaali, on ju, et mida nad siis teeksid, kuidas nad sellesse suhtuksid. Ja mu isa ütles niimoodi, et kui sa võtad endale meheks kriminaali,
siis mul jääb üle ainult endal otsa vaadata, sest mina olen sinu kasvatanud ja sinu valikud sõltuvad minu kasvatusest. No okei, seal natukene võib-olla täielikult ei sõltu, sest ikkagi keskkond ja sõbrad ja kõik see mõjutab nagu ka, aga nagu minu jaoks on see suht fair. Et ma saan aru, Nagu selles Kets mõttes- valiks pere, on ju? no vaata noh. Ma ütleks vanematele, et võtke kokku ennast. Ma valiksin nagu, noh, ütleme nii, et ei ole välismaalane, vaata, on eestlane, on ju. Jah. Aga ju siis mu pere nagu näeb, et oi, midagi on, et noh, miks ei meeldi, vaata. Muidu ju meeldiks. No jah, aga vaata, su pere ju ei näe kõike, et nagu sina oled ju ikkagi oma No kaaslasega aga samas äkki mul on roosad prillid ees. No ja okei, aga kui sa näed, et see inimene, tähendab, kui sa saad aru lõpuks, et see inimene ei ole nagu okei, sa saad sellest ju niikuinii ise aru. No vaata, see on see nagu, et naine, kes saab nagu peksa kodus, et ta ei tule sealt suhtest ära, ta tuleb sealt alles siis ära, kui ta saab ise aru, on ju. No. No ei no, selles mõttes sinu arvamus ei ole ju ilmselgelt vale, nagu jah. True, No et ma ei pere tea, ma näeb, lihtsalt ei tea, kas sellel, kes vaata kirjutas, et kas ta sõbranna perel on nagu ala, ma ei tea, mingi rassi teema või. Ja ma mõtlesin ka äkki, et see vaata värk, et Aga- kui on selle pärast, nagu mõtle, kui on selle pärast, siis see on ju täiesti haige. No see ongi. See on väga Aga- haige. Mul ei ole tegelikult nagu mu arvamus ei ole see, et ta jätaks ta maha ja et ta valiks pere, vaid seni, kuni inimesed on õnnelikud, on hästi. Ja võib-olla kui noh, valikki selle kuti on ju, siis ongi õnnelik, pere kõrval enam ei ole, ütleme nii, aga siis läheb kutiga pekki, siis ilmselt nagu noh, tegelikult me ei tea, aga loodetavasti tegelikult see perekond on seal olemas ja valmis nagu kahe käega vaata tagasi vastu võtma, et no nägid, me ütlesime sulle. Ja true. Või noh, ma ei tea, väga keeruline ja lõppude lõpuks on see, et meil said meil said patakad patakad tühjaks ja nüüd ma üritan tuletada meelde, mida ma hakkasin ütlema. Ma hakkasin ütlema seda, et ma ei mäleta, no ma ei tea, mida ma hakkasin ütlema, aga lõppude lõpuks me ei tea, mis on õige, mis on vale. Nagu point on selles, et me tegelikult ei tea ka, mis eesmärkidel, nagu vaata, kuna ta toonitab seda, et ta on nagu välismaalane, siis äkki need vanemad on lihtsalt, on nagu rassismi teemaga mingi asi seotud, vaata. No me ei tea, ma arvan, et ta pigem viitab sellele. Aga kui see on niimoodi, et vanemad lihtsalt ei salli nagu teist rassi inimest, siis see on ju väga kurb. Väga kurb. Kahjuks kurb, tõesti. See on natuke kurb, jah. Oi, aitäh. Aga jah, ma ei mäleta, mul kahjuks sellega, et me patakad tühjaks said, jooksis mõte nagu ära ja võib-olla mul oli seal midagi tähtsat öelda, aga tead, kui meelde ei tule, siis järelikult tahtsin valetada. Jah, täpselt. Oota, miks mul sääsk näos on? Mine ära. Nii. Maarja võtab nüüd teise. Oota, ma läksin kuhugi valesse kohta. Sa võtta see teine. Nagu siit sõbranna koos mitte eestlasega ja nüüd järgmine või nagu kuskilt? See jah? Suhe algas ootamatult. Kokku kolimine päeva pealt. Abiellusime vaid pool aastat hiljem, kuna jäin lapse ootele. Kuni lapse sünnini olid asjad justkui enam-vähem. Peale lapse sündi hakkas kõik allamäge minema. Tülid, erimeelsused, lapse isa joomised, arvutis mängimine ja nii edasi. Ma kannatasin kuidagi moodi ja siis mul käis klõps, et ma ei suuda enam. Mingi hetk oli tal tekkinud mingi sõbranna, kes pidi külla tulema ja ööseks jääma. Just siis, kui ma ise lapsega mõneks päevaks ära olin. Minuni jõudis video, kus nad põhimõtteliselt amelesid üksteise otsas ja siis sai mu piir täis. Suurema töli käigus andsin talle pooleldi täidetud lahutuspaberi kätte ja kõik. Kuna polnud võimalik kohe välja kolida, siis tuli seni kannatada veel, et saada oma üürikorter. Kõige valusam oli siis, kui tuli elada lapse isa ja ta uue elukaaslasega ühe katuse all paar kuud. Olime tol ajal veel abielus ja meil oli äsja sündinud laps. Lahkumine ja lahutus ei tulnud kergelt, kuid mõistsin, et nii on endal ja ka lapsel kergem. Polnud mõtet isegi lapse pärast hakata proovima midagi taastada. Lahutus ametlikult sai tehtud peaaegu aasta hiljem.
Paraku, mida aeg edasi, seda hullemaks on asjad läinud. Lapse isaga ei saanud läbi, käis tuline kaklus lapse elukorralduse üle. Kaasatud lastekaitse. Pean tunnistama, et seadus ja kohtusüsteem on igati allaootuste. Käinud aastate jooksul mitmetel juriidilistel nõustamistel, kuid asjatult. Laps on paraku psüühiliselt rikutud, sest elukorraldus on iga 2 nädala järel niivõrd erinev. Samuti sai perelepituses käidud. Saime nii-öelda suhtluskorra paika, mis tegelikult pika peale ei toimi nii nagu vaja. Lapse isa terroriseeris vaimselt, kuid kõik see tuli alles siis välja, milline inimene lapse isa on, kui lahku läksime. Oleks me vaid targemaid inimesi enne kuulda võtnud, kui hoiatati, et lapse isa teistele ligi ajab ja uskunud oleks. Ühesõnaga ilmselt see, et ära torma pea ees suhtesse, kui pole õppinud inimest õieti tundma ja ei oska oodatagi, mis temas peidus võib olla. Oh my god, ma soovin sulle kõike head nagu ja ma loodan, et te saate elukorralduse korda ja et sul läheb nagu hästi. Ja lapse pärast pole issand, ma vist istusin terve mingi küürake siin. Ja lapse pärast ilmselt pole tõesti mõtet nagu kokku jääda ja kõige rohkem kahju ongi sellest, et kõige rohkem kannatab laps selles olukorras. Seda küll et see on tegelikult ka ju praegu, kuna meil on lahutusprotsent ka suht suur Eestis ja tegelikult ka mujal maailmas, sest see kuidagi on nagu ära kadunud, vaata, et see on muidugi normaalne ka ja et sa ei jää kokku ei naise ega mehega, kes nagu mingi terroriseerib ja käitub nagu halvasti, aga samas nagu suht kergelt lahutatakse ka, on ju, ja kõikides nendes on süüdi või tähendab, kõikides nendes kannatavad lapsed kõige rohkem. Lapsed on süüdi. Kõikides nendes kannatavad lapsed ja millest on nagu kurb, aga mis sa teed aga ma loodan, et ta vähemalt lapsega käitub normaalselt nagu see isa, et ta nagu last kuidagi mingi terroriseerimise asja et äkki nagu kui laps on vaata isa juures, siis isa räägib mingit kuidagi manipuleerib, provotseerib, vaata ja raudselt keegi ammustas mind. Oh no, sul on sääsk seal peal. Lendas ära. Aga appi siia tulevad sääsed. Appi haige. Peamegi tegelikult tempotes vist päris kaua. Ühesõnaga, oota, mis ma veel tahtsin öelda? Vaata see, et kui mees kellelegi ligi ajab, on ju. Nagu mul on alati see, ma olen näinud, mitte palju, aga ma olen ikka näinud seda, kui mingi suhtes inimene, mina olen näinud mehi või kutte. Ma ühel käel saan kokku lugeda 5 sõrme peale. Ühel käel saan kokku lugeda mitu korda umbes, kas siis minule tulnud kuidagi minuga nagu mingit ühendust looma või kellegi teisega ja ma olen näinud ja ühel korral ma olen kirjutanud sellele naisele. Ja asi oli selles, et ükskord oli, tookord, ühesõnaga, mis ma tahan öelda, on see, et ma pole enamikel kordadel kirjutanud, sest ma tean, et esiteks see mees ei salli mind enam. Teiseks, see naine ütleb, et ma olen ise mingi lits ja ma tahan tema meest ja ta ei usu ilmselgelt mind ja ta usub oma meest alati, aga tegelikult, mis ma ütlen, nagu please, uskuge neid naisi või tähendab, tehke veits taustainfot, sest mõnikord mingid naised nagu päriselt ka valetavad ja tahavad kellegi suhet ära rikkuda, aga see oleneb täiega sellest inimesest, kui sa uurid, et milline see naine nagu tegelikult on, see, kes sulle rääkis seda ja ta on nagu tegelikult normaalne inimene ja kõik, siis please, uskuge neid naisi. Ja mul oli ükskord selline, kui ma kirjutasin ühele tüdrukule ja rääkisin talle kõik täpselt ära, et nii-öelda, et ma kirjutan sulle sellepärast, et su kutt ajas mulle ligi, pluss siis ta ajas veel kellegi teisele ligi, ütles mulle, et ta tahab mind suudelda, on ju, kuskil klubis ja siis see tüdruk ütles mulle, et aga mu sõbrannad olid ka seal peol ja nad ütlesid, et mu kutt ei teinud midagi ja nad ütlesid üldsegi, et sina tahtsid ise hoopis mu kutti suudelda. Ja siis ma küsisin ta käest, et kuule, halloo, miks ma sulle kirjutan praegu? Mis sa arvad, et ma kirjutan sulle ja kui ma oleks ise su kutti tahtnud või nagu see tundus kuidagi nagu ebaloogiline. Ja siis, aga
mis on nagu veider, ma mõtlen, et miks need sõbrannad valetasid. Nagu ma võin käsi südamel öelda, et ma nägin ja ta tuli minu juurde ja kõike. Miks need sõbrannad valetasid nagu, mille jaoks või nad, kas nad tõesti siis ei näinud mitte midagi. No ühesõnaga see selleks, please uskuge neid tüdrukuid, sest et nagu enamik tüdrukud räägivad tõtt, aga sellepärast tegelikult ei julge ka keegi mitte midagi öelda. Mingi inimene laseb ringi igal pool ja keegi ei ütle mitte midagi. Ja mitte keegi ei ütle mitte midagi. Ja see on suht kurb. Ja. Nii et pigem uskuge, kui keegi ütleb. Ja ma loodan, et sina, kes selle kirja kirjutasid, et sa saad korda ja proovi. Ja no ilmselgelt on üliraske vaata mingi kohtu kaudu käia ka ja ajada neid asju. See on suht pikk protsess, vaata. Ja mõtle, kui ajudele see käib. Ja täpselt. Nagu sul on see kogu aeg vaata peas, kogu aeg ketrab, aga ma loodan, et sa saab mingi hetk sul reaalselt nagu lahenduse ja siis saad veits paremini oma lapsega aega ja elu nautida. Ja et siis sa leiad ka lõpuks kellegi, kes päriselt sinust hoolib ja sinu lapsest. Niikuinii leiad, sellepärast, et see on alati nii. Niikuinii leiad. Nii, et pole üldsegi hullu. Kuule, ma mõtlesin, et me äkki teeme part 2, kuna meil neid teie kirju on veel. Siis nagu järgmises osas teeme lihtsalt part 2. Ja, sobib. Ja Triinu on ka olemas ja sest meil aitäh, et te kirjutasite. Ja siis lihtsalt loeme need järgmised ka ette. Aga mis ma omalt poolt veel enda selle asja kohta tahtsin öelda veel. Oli see, et ma kujutan ette, nagu, kuidas tema vaata teistele räägib, et ei sobinud ja mingi värk ja mis ta seal ühes podcastis ütles, et ala stiilis, et mina oleks tahtnud olla kodune ja lapsi saada. Midagi siukest oli või? Ja ta ütles küll, et naistel on ju ikka see tunne, vaata, tahaks elada seal vanal Eesti ajal, kus on mingi 5 last ja mingi talu ja vead mingi hobusega mingit vilja ja what? Millal? Kus? Millal Kits seda on öelnud? Praegu olen öelnud. Ja siis oligi see, et mille peale siis see teine, kes nii-öelda seda podcasti läbi viis, ütles vaata, et nojah, siis sul on tõesti vaja nagu naist, kes sinuga ringi reisib ja mingi värki-särki. Ja saad aru, ta ei öelnud talle, ta ei vastanud sellele midagi, kuigi ta oleks võinud öelda, et ma olin selleks kõigeks valmis, aga tead. No ta ei saanud seda. Selles mõttes, et kuni suhtes on 2 inimest, siis on 2 erinevat juttu ka. Jah, täpselt. Nii, et tema räägib oma versioone, kui tema räägib oma versioone, siis ma tõin täna siia enda versiooni. Ja väga pika ja põhjaliku versiooni. Super! Ma ei tea. Lihtsalt ma ei viitsi sellest rohkem rääkida, nüüd on see tehtud. Ja nüüd on see tehtud. Nüüd saab edasi minna eluga. Ja, nii tore. Ma ootan juba frikate söömist. Ja see on nii maitsev. Oota, aga ma ei saa kallata, sest tegelikult nagu Triinu on siin meil lähedal. Aga teda ei ole lihtsalt siin. Oota, võtan ülivähe, ma olen kokku suga ja ma jätan ülejäänud Triinule, sest Triinu ikkagi peab ka proovima seda. Ja igatahes, kuna meil siin aeg lööb peale, me oleme teiega siin juba kaua jutustanud ja tegelikult meil on teie kuulajakirju veel ja see ilmselt läheks nagu väga pikaks, siis teeme teise part osa ja võite meile vahepeal veel kirjutada. Ja paneme korraks selle, kas meil on see üleval või? Nad saavad sinna tavalisse ka kirjutada, kus meil nad räägi oma lugu, vaata. Okei, aga paneme korraks veel story selle sama, vaata. Et võib-olla peale seda podcasti osa räägivad veel midagi. Ja. Ma arvan, et sest keegi pole näinud, vaata, võib-olla ja nad ei hakka niisama minema, kui teil tuleb see ette, siis ühesõnaga. Kuulge, mis meie vaatamistega toimub? Miks ma pean nägema, et ühel osal on mingi 300 vaatamist? Kust on meie 600 vaatamist? Mis muidu on olnud või? Jah. Peame põnevamaid teemasid rääkima. No, let's go Hiuma is waiting for us. Let's go Hiuma ja nüüd hakkab tulema. Tavai. Aga thank you for listening. Pan pillid kotti ja lööme viimase klaasi. Pillid kotti. Cheers! Mul oli sääs. Cheers! Kuulge, aga super, aitäh teile, et olete nii vahvad. Sa ei löönud kokku. Ma pean uuesti muusika panema.
Cheers. Cheers. Thanks teile ja Mike drop. Mic drop. Drš.